Jumala tahtnud sõnade järgi ka, eks ju. Nii et Johannes andis väga selgesti edasi Jumala sõnumi, alistudes Jumala sõnale, alistudes Jumala tahtel oma elus. Ja ma usun seda, et ükskõik millisel eluetapil me oleme alles noored või oleme juba, ütleme, sellised vaimulikult täiskasvanud, nagu Paulus kirjutab Efesuse kogudusele, et me ei jääks enam väetiteks lasteks, vaid võiksime saada täismehe täiuse mõõdu järgi Kristuse sarnaseks. Või olema juba, ütleme, sellised, kuidas me ütleme, elu väärikas eas nii-öelda, oma teekonda lõpetamas võib-olla, aga iga tahes meie jaoks on oluline ja tähtis tähele panna seda, millise eesmärgi Jumal meil on seadnud ja siis alistada oma elu sellele. See ei sünni automaatselt, vaid see sünnib ikkagi kooskõlas meie tahtega. Kas ma tahan oma elu anda Jumalale üle, et see võiks temale vilja kanda. Ja teinekord see ei ole lihtne. See võib-olla nõuab meie käest nii-öelda maksimumi väljapanemist. Aga Jumalale see meeldib, kui sa maksimum oma elus välja paned. Ja teed seda nii palju, kui sinust sõltub ja ülejäänu Jumal täidab selle, mis meil inimlikult puudu jääb. Nii et olgu see jaanipäev ka üks selline mõtte ja seisukoha võtmise koht meie elus ja meie igapäeva elus ka. Vaadake, meil see oli viimase, ma rääkisin algul natuke sellest võidust, on ju. Meil siin möödunud nädala neljapäeval toodi selle talve küttepuud koju ja ütleme, igavene suur hunnikas keset õuet, eks ju. Mis sa teed nendega? Lappima tuleb hakata. See võtab mitu päeva ja oligi 3-4 päeva me siin abikaasaga muudkui lapime hommikust õhtuni ja vahepeal olid väiksed lapsed ka meil seal abiks. Aga eile õhtul saime asja tehtud. ja täna hommikul hakkas vihma sadama. Ma ütlesin, tänu Jumalale, et saime puud varju alla, nüüd tuleb vihma, kastab rohu ja maa ja aiataimed ka ära ja tänu Jumalale tuleb pole heina teha, aga heinategu on ka vist ees, nii et olge õnnistatud ja olgu see nii-öelda üks väike selline mõtte arendamise koht meie isiklikuks eluks igaühe jaoks, nii kui see oli Johannesel, nii kui see oli nende jaoks, kes kuulasid Johannest, aga meie jaoks samamoodi ka. Amen.